Tere hommikust ja hea meel, et olete tulnud kuulama ja osa saama Sustinere hommiku veebiseminarist, kus me siis täna räägime keskkonnamõju vähendamisest, sellisest süsteemsest teadlikkusest, kestlikkuse ja keskkonnamõjude vähendamise juhtimisest ettevõtetes ja räägime seda EISi ehk siis Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ühe väga kindla rohetoetuse kontekstis. Et seminari korraldame meie, Sustinere, EIS selle taga ametlikult ju ei ole, aga kuna meil on endal kogemust sellesama rohetoetusega raames ettevõtete aitamisel, siis mõtlesime, et tasub seda siin ka teistega jagada. Teeme seda ülekannet, nagu te selja tagant näete, EBS-i stuudiost, nii et seega siis selgituseks, miks siin taga jooksevad EBS-i logod. Kuna kõigi teiega, kui ma seda registreerunute nimekirja vaatasin, me veel tuttavad ei ole, nii et hea meel on ka uusi tuttavaid siin siis tervitada, et ühe slaidiga kiirelt ka Sustinerest. Me oleme 8 aastat turul tegutsenud, täna 25-30 töötajat tiimis, selle ajaga tublisti üle 200 kliendi aidanud. Meil on ka oma digiplatvorm, siis ESG ja kliimamõjude teema juhtimiseks, kus täna on juba üle 500 kasutaja. Nii et kui me selle kõik kokku võtame, meie ütleme kontorid ka Eestis, Lätis ja Leedus, et meile tundub, et numbrite põhjal teeb see meist siis Baltikumis või üle Baltikumiliselt sellise kõige suurema kogemusega ESG kestlikkuse agentuuriks ja eks meie igapäevatöö ongi, mida me oleme teinud kogu selle aja, siis aidata ettevõtetel sellest kestlikkuse ja siin viimasel ajal ka ESG teemadest nii-öelda läbi närida ja see enda kasuks tööle panna, vähendada siis oma mõjusid, oma kulusid ja riske ettevõttel, aga samamoodi kasutada ära võimalusi ja turul siis sellist konkurentsieelist selle läbi saavutada. Et see on see, mida me oleme aidanud teha. Tänane meie plaan järgmise tunniga on see, et ma kõigepealt võtan 10-15 minutit ise sissejuhatuseks, panen sellise konteksti ja raamistiku siia paika, aga siis põhiosas kuulame täna 3 ettevõtte lugusid, et ma vestlen siin Anu Marmoriga Tammerist, Meelis Jürgensiga Estiko Plasterist ja August Kulliga Neiser Grupist, et nemad jagavad siis enda kogemust, mida nemad nendel teemadel teinud on. Ja kõige lõpus siis võtame kokku veel selle rohetoetuse võtmes ka, mis on võib-olla mõned sellised olulisemad faktid, mis teada. Seda ma juba ütlesin, et EIS siin täna ju kohal ei ole. Me küll ise oleme veel kord selle rohetoetusega töötanud, aga kui teil on väga täpseid tehnilisi spetsiifilisi küsimusi, mis võib-olla puudutab seal teie ettevõtet, siis neid küsimusi küsige kindlasti ka EIS-ilt endalt, eriti kui te soovite sinna taotlema ka minna seda toetust. Ja kui teil on küsimusi täna esinejatele, minule või tegelikult ka ikkagi ka selle rohetoetuse kohta, siis pange nad chati aknasse. Meil on täna küll väga kiire tempo ja me suure tõenäosusega neid siia vahele võtta ei jõua, et see nii-öelda aus vastus ka siia ära, aga me igal juhul vastame kõik need küsimused tagantjärele ära, et kui te panete ka enda nimega, siis on kindel, et saate kätte ja tegelikult võime neid ju kogu ringile ka jagada pärast koos tänaste materjalidega. Aga nagu ma lubasin, siis selline kiire kontekst siia algusesse, et milline üleüldse üks selline kestlikkuse või roheteemade juhtimise teekond ühes organisatsioonis meie näeme, et on või võiks olla ja kuidas sinna sobib seesama EIS-i rohetoetus. Me Sustineres oleme üleüldse sellist teekonda lahti aidanud ettevõtetel mõtestada sellist trepina, kus me ütleme, et kõigepealt mõtesta teema lahti, see kestlikkuse teema enda jaoks lahti, siis hinda ja mõõda ära, kus sa oled, loo süsteem ja pane eesmärgi paika ja siis hakka seda juurutama. Nüüd mõne ettevõtte jaoks kindlasti on see selline tervikteekond ja minnakse seda sama trepirada pidi. Samas me näeme täpselt sama palju näiteid, kus võetakse võib-olla mingit tükke kusagilt juba ülevalt poolt, et kui turunõudlus on, kliendid küsivad, nõuavad midagi sealt juba teiselt-kolmandalt astmelt, kohe räägin nad natukene ka lahti, et neid võib ka samamoodi ükshaaval sealt kusagilt mujalt tegema hakata, et küll see tervik, selline pusle hakkab kokku tulema ka erinevatest muudest nurkadest. Aga jah, mis see teema lahti mõtestamine ju sageli kõige lihtsam asi, ma arvan, mis selleks teha ongi sellised oma juhtkonnaga siis seminarid või arutelud, et mida see teema meie jaoks üleüldse tähendab, need kliimamuutused, ringmajandus, ressursikasutus, milline on turu ja rahastajate võib-olla nõudlus seal, et sellist esimest suunda sellist aruteludega annab paika panna.
Nüüd loogiline on see, et kui teadlikumalt minema hakata, siis peaks ära kaaristama, kus me täna oleme, selline as-is, hetkeseis. Ja noh, selle samas EIS-i rohetoetuse võtmes on siin hea rääkida terminitest roheaudit ja selle põhjal võiks siis tekkida selline esimeste prioriteetsete suundadega nagu teekaart või mingi gap-analüüs, mis mul täna puudu on ja kuhu suunas ma siis minema peaksin hakkama. Paljud ettevõtted siin ka kvantifitseerivad seda hetkeseisu, mõõdavad ära oma ettevõtte jalajälje, süsiniku jalajälje mõjualades 1, 2, 3 näiteks. Et me ei hakka täna sinna metoodikasse minema, aga sellest kindlasti olete kursis. Või kui mitte ettevõtte tasandil, siis mõõdetakse oma toote jalajälge, kas siis see elukaare mõju nii-öelda alates materjalidest tootmisest kuni kasutusaja ja eluea lõpuni, ehk siis selline LCA arvutused ja mõnel juhul ka siis vormistatakse need ka sellisteks verifitseeritud keskkonnadeklaratsioonideks ehk siis EPD-deks. Kui see hetkeseis on teada, kus me täna oleme, kus me minema hakkame, siis on loogiline, et tuleb panna paika mingi strateegia, kui ma ka midagi muuta tahan. Eesmärkide seadmine, mõõdikute seadmine ja nüüd juba selliste täpsemate ja detailsemate tegevuskavade loomine. Ja siin kindlasti saab seda vaadata ka väga erineval tasandil, et noh, me ise oma klientidega näeme, et võib-olla 3 tasandit võib siin välja tuua, et üks on selline baastasand, kus lepitakse kokku eesmärgid, mõõdikud ja tegevused selliste väga otseste riskide ja mõjude juhtimiseks, et see kõige fundamentaalsemad asjad oleks tehtud, iseenda riskid ja kõige suuremad mõjud maandatud. Teine tasand ja juba tugev samm edasi kindlasti on see, et ma nüüd lähen oma ärimudeli, tootmise, selliste protsesside tasandile, proovin seal midagi oluliselt ka nüüd juba paremaks muuta, seda mõju vähendada. Ja kolmas tasand tegelikult siit edasi võiks veel olla see, kus minnakse ka juba oma tarneahelasse või väärtusahelasse, et kaasata seal siis partnereid ja väärtusahela üleselt seda mõju proovida parendada. Ja see ongi see faas, kus ettevõtted teevad esimesi kokkuleppeid, et kuidas siis need eesmärgid saavutada, kuidas see tegevuskava ellu viia, et mis on rollid ettevõttes, mis põhimõtetel me järgime, mida me oma tarnijatelt võib-olla ootame, pannakse mingeid poliitikaid, printsiipe seal paika, kes juurutab mingid ISO või muid juhtimissüsteeme, nii et see on siis selline süsteemi loomine. Ja tegelikult suur töö ju siis alles algab, et siis tuleb hakata juurutama, tuleb seda kõike hakata ellu viima oma ettevõtte sees, et kuidas see jõuab erinevatesse osakondadesse, kuidas tulevad andmed tagasi, et me saaksime monitoorida, kas me oleme ka rajal, kuidas inimeste teadlikkust tõsta, kas meil on mingisugust tehnoloogia uuendusi vaja ja nii edasi, nii et see on kindlasti nüüd see pikk ja suur töö. Ja seal me oleme näinud, et edukamad ja kiiremini liiguvad need ettevõtted, kes mõistagi ka rohkem ju panustavad sinna ja üks see väljendus on ka see, et on siis keegi, kes seda kõike ka koordineerib, et ta kindlasti ei ole ühe inimese teema, ta peab olema organisatsioonis laiali, aga meie kogemus näitab, et kui on keegi, kes ettevõttes vastutab, kas siis on selline endal palgatud täis- või osaajaga kestlikkuse selline juht või spetsialist või siis on võetud väljaspoolt selline nii-öelda interimjuhina või mentorina keegi ettevõttele sisse, et siis asjad liiguvad ka kiiremini, et seal on nagu see valiku koht, et kuidas see lahendada. Kindlasti tarnijate kaasamine on siin teema, kuidas see viia ka tarneahelasse ja kindlasti tehakse siin ka tubli aruandlust. Ja nagu ma ütlesin, et sa võid hakata pihta ka üksikutest tükkidest, mitte sellise suure tervikuna. Nüüd tänase webinari kontekstis, kui me hakkame rääkima kohe sellest EIS-i rohetoetusest, siis neil on seal selle rohetoetusel 2 nii-öelda tegevussuunda, TEG1 ja TEG2, et sellest samast TEG1-st saab väga edukalt siis rahastada just need esimese 2 sammu tegemusi, võib-olla eelkõige just seda teist sammu, seda auditit ja neid jalajälje mõõtmisi ja tegelikult see tegevus 2 on siis mõeldud ka kas siis nende jalajälje mõõtmisteks, aga pigem juba ka selliste täpsemate strateegiate loomiseks, tegevuskavade loomiseks ja eelkõige elluviimiseks, et ma arvan, see elluviimise peal võiks siin see nii-öelda rõhk olla. Ja kui me nüüd lähemegi selle EIS-i rohetoetuse juurde siit nüüd üle, siis jah, nagu ma ütlesin, sellel toetusel on 2 suunda. Tegevus 1 on siis see, kust EIS kuni 10 000 euro ulatuses rahastab, nad on selle pealkirjastanud sellised roheauditi läbiviimist ja roheteekaardi loomist. Ja neil on seal ette antud ka sellised spetsiifilised nõuded, et kui küsida seda 10 000 eurost toetust nendelt siis selle roheauditi tegemiseks, roheteekaardi valmistamiseks, siis sellel, ütleme, peaks olema 3 kuni 4 väljundit, et igal juhul tuleb seal läbi viia siis ettevõttes selline hetkeolukorra kaardistus, et milline on siis ettevõtte rohevõimekus, ehk siis kuidas juhitakse neid teemasid täna ja nemad nimetavad seda toote ringsuseks, et milline on toote disain, materjali kasutus, kõik sisend, väljundvood, protsessid ja see toote kasutusiga just keskkonnamõjude aspektist, et hetkeolukorra kaardistus on üks asi. Teine asi, mis seal kohustuslik ei ole, aga mida sealt on võimalik siis ka teha, nagu ma ütlesin, on arvutada ära ka siis ettevõtte või toote jalajälje arvutused.
Aga igal juhul siis väljundiks peab selle peale nüüd tekkima selline 2-aastane teekaart, kus siis pannakse paika, et mis on need järgmise 2 aasta tegevused, millele ettevõte keskendub, et siis seda jalajälge vähendada, ringsust suurendada ja kliimamõju vähendada. Ja lõpuks peab seal juures olema ka hinnang, et kui nüüd see teekaart ellu viia, siis mis on see hinnanguline nii-öelda ka keskkonnamõju, kuidas siis jalajälg väheneb suures plaanis, et kust see ressursisääst tekib. Ja EIS oma selle toetusega ütleb, et noh, 6 kuud peaks olema sellise protsessi elluviimiseks. Noh, meie kogemus ütleb, et kui teha teda õhemalt ja kiiremalt, siis siin ütleme sihuke kuu või natuke peale on ka täitsa tehtav. Kui tahta oma organisatsiooni rohkem kaasata, võib-olla seda jalajälje arvutusi rohkem seal taga teha, siis ta on pigem selline 3 kuu küsimus, nii et umbes selline on. Aga nüüd, kui see audit ja teekaart ära teha, siis jah, te saate sealt kindlasti otsesed väljundid, sellesama hetkeolukorra ülevaate, teekaardi, süsiniku jalajälje arvutuse tulemused, võib-olla ka tootele need LCA-d või EPD-d. Sisulises mõttes kindlasti meie kogemus ütleb, et see aitab ühtlustada arusaama tiimist, tuua inimesed kokku, juhtkonna kokku, teha ka juba esimesed kokkulepped, et kuidas te hakkate seda teemat juhtima, kes vastutab, milline see struktuur hakkab seal vaikselt juba teie organisatsioonis olema. Ja kindlasti, kuna seda saab ja väga paljud teevad seda ju ka välise osapoole kaasamisel, ka meie oleme umbes 10 ettevõttel aidanud seda teha, siis see tagasiside üldiselt ikkagi on, et selline värske pilk aitab mingite uute nurkade alt ka asju näha ja uusi võimalusi seetõttu avastada. Et see on selline sisuline kasu, mida sealt kindlasti saab. Nüüd tehnilises mõttes, mis selle tegevus 1 roheauditi ja teekaardiga veel saab, on see, et sellega saab minna nüüd taotlema tegevussuunast 2 sellest samast rohetoetusest toetust. Seda roheteekaarti ja roheauditit on vaja kindlasti siis, kui te sellest teisest tegevusest lähete taotlema toetust mingite seadmete soetamiseks ehk siis investeeringuteks. Kui te tahate muid keskkonnategevusi rahastada, ma kohe järgmisel slaidil näitan, mis need võivad olla, siis otseselt seda roheauditit vaja ei ole, et teil võib ka olla siis enda koostatud teekaart, aga jah, kui te lähete seadmetele soetust või toetust taotlema, siis peab see audit olema ka tehtud ja need hinnangud antud. Aga nüüd see teine tegevussuund, kus siis EIS rahastab tegevusi juba 200 000 euro ulatuses, on siis selleks, et seal teekaardis toodud tegevusi ellu viia, rakendada siis seda plaani ja noh, nagu nemad ütlevad, ärimudelit muuta siis vaikselt. Ja võimalikud tegevused, mida sealtkaudu siis saab rahastada, see ametlik nimekiri on seal EIS-i materjalides ka kirjas, aga praktiliselt meie näeme, mis sealt saab rahastada, on jälle needsamad jalajälje arvutused. Saab luua nüüd juba täpsemaid strateegiaid, tegevuskavasid või miks mitte ka koostada mingeid aruandeid, raporteid turule. Tegeleda toote või siis ka, kui siin on tootmisettevõtted, kes teevad toodeteenusena, liiguvad selles suhtes ringmajanduse poole, et teha seda arendustööd, redisaini, uute toodete disaini selleks, et mõju väheneks, et seesama toote jalajälg jällegi väheneks, et see peab see eesmärk olema. Et kogu seda arendustegevust saab rahastada, koolitusi oma juhtidele, oma töötajatele, tegelikult osta ka siis sisse, kas siis teenusena või rahastada iseenda juhtide nii-öelda töötasu selle kestlikkuse teemade ja roheteemade juhtimiseks. Siis seadmete soetust ja noh, ma tegin selle teadlikult punaseks, et selle jaoks on vaja auditit, nende teiste jaoks piisab ka teekaardist. Aga jah, need saavad olla siis seadmed, mis on siis seotud otseselt toote mõju vähendamisega, et sellist üldventilatsiooni ja küttesüsteeme sealt toetust ei saa. Sertifikaadid erinevad, kui soovite taotleda patendid, on see, mis sealt võiks ka rahastust saada. Ja tegelikult kõik muud ka tegevused, et eks seal mingid piirid on ees sellele abikõlbulikkusele, aga üldiselt sellised tegevused, mis aitavad teie ettevõtte keskkonna, ütleme, mõju vähendada ja aitavad teid läbi selle kestlikkuse ja roheteemadega turul konkurentsivõimelisemad olla, needsamad arvutused, sertifikaadid ja kõik muu, mida siis oma klientidele esitada, et siis need asjad sealt rahastust saavad. Et see on selline kontekst, mis meie võib-olla täna ka järgnevat juttu raamistab. Aga nagu ma lubasin, siis teeme ka 3 vestlust ettevõtetega, kes siis on kas otseselt seda rohetoetust kasutanud või ühel juhul ka ilma selle toetuseta tegelenud nende teemadega. Ja kõik ettevõtted, Tammer, Estikoplaster ja Neisser Grupp on ka meie kliendid, nii et teame ja tunneme neid mõnda lühemalt, teisi pikemalt, aga piisavalt hästi. Nii et Anu, kas oled sina meil liinile olemas ja saame sinuga väikese vestluse maha pidada? Ja olen olemas. Tere, Anu.
Sina oled Tammeri kvaliteedijuht, oleme sinuga mitmel korral kokku puutunud ja pikalt juba koostööd teinud. metallitööstus, olete teie veidi üle 200 töötajat, et lihtsalt panna kuulajate jaoks siin ka teie piirid paika, et ma tean, Anu, et teie see kestlikkuse teekond või selline teadlikum teekond on siin juba ju mitme aasta pikkune ja te alustasite Rohetiigri arenguprogrammist ühel hetkel. Siis te tegite koos meiega sedasama EIS-i roheauditit, tekkis selline esmane teekaart. Ja nüüd, kuna teie, ütleme, omanikettevõte siis koos teiega konsolideerib kokku ka teisi ettevõtteid ja te siin vahepeal olite ka selline suurettevõtte staatuses selle Euroopa kestlikkuse aruandluse direktiivi raames, siis me seal tegime teiega veel sellist põhjalikumat oluliste ESG teemade hindamist, selliseid mõjusid, riske ja võimalusi. Et need on minu meelest minu teada sellised 3 suurt nagu milestone'i teil, aga selle kõige nii-öelda tuules ja raames olete te sellist ESG ja kestlikkuse strateegiat seal pidevalt edasi arendanud, et mis kasu te sellest kõigest saanud olete, et miks te selle teekonna ette võtsite? Kõigepealt tere minu poolt ja ma parandaksin sind, ma olen Tammeris kestlikkuse ja kvaliteedijuht. Vabandust, nüüd on korrigeeritud. Need on korrigeeritud ja meid on tegelikult tänaseks 280 ja natukene peale töötajat Tammeris juba. Mis me sellest kasu oleme saanud? Ütleme nii, et me oleme tegelikult enda jaoks saanud vastuse 2 väga olulisele küsimusele, mida inimkond on tegelikult juba sajandeid üritanud vastata, ehk siis kuhu kaob raha ja kus tekib tolm. Eks tänu sellele, et me läksime seda just mõtestatult tegema ja läksime Rohetiigri Akadeemiasse, siis Rohetiigri Akadeemia alguses ütlen ära, et me läksime sinna omast arust teadmisega, et me teame, mis asi on kestlikkus ja mida me sellega teha tahame ja esimesel päeval tegelikult juba kohe, see oli 2-päevane sessioon, me saime aru, et me ei tea väga mitte midagi, mis asi see kestlikkus on ja läbi selle Rohetiigri programmi me tegelikult saime üldse aimu sellest, mida kestlikkus ühe ettevõtte jaoks tähendab ja mida selle all üldse saab ära teha. Ehk siis meil tekkis aukartus selle teema vastu ja uudishimu seda enda jaoks siis lahti mõelda. Siis me läksime jah, nii nagu sa välja tõid ilusti, me läksime seda teed, et me tegime roheauditi, et aru saada siis, et me teadsime kogu aeg, et me oleme midagi teinud selles valdkonnas, aga mida me siis täpselt oleme ära teinud, ehk siis me hindasime ära oma hetkeseisu. Nagu sa ka ennem oma ilusti trepiastmetel välja tõid, siis meie tegelikult läksimegi mööda neid trepiastmeid, mida sa seal ilusti kirjeldasid. Ehk siis me tegime enda jaoks selgeks, mida me oleme teinud, me arvasime, et me oleme kestlikud. Me tegelikult saime ka teada, et jah, mingil määral me oleme olnud kestlikud, aga meil on veel väga palju teha. Siis me läksimegi selle tõttu tegema seda teekaarti, me saime sealt juba konkreetsed suunised, kuidasmoodi seda enda ettevõttes siis edasi arendada. Jah, me kasutasime ka seda EIS-i toetust, mille sa välja tõid, see aitas meid, sest kõik need kestlikkuse teemad tegelikult on ettevõtte jaoks üpriski kulukad ja ma vägagi soovitan ettevõtetel teha kõik need sammud, teekaardid, auditid ja siis selle tõttu ka saada need toetused. Mida sa ei maininud, see toetus on VTA ehk siis Just. meie jaoks on see tegelikult olnud selles mõttes natukene problemaatiline, kuna me oleme suurettevõtte staatuses, siis see tähendab seda, et VTA on grupi toetus ja seda saab üldse kasutada kokku summas 250 000 eest. Ja seda tuleb jagada selles grupis. Jah, eks sind oskab Keis täpsemalt öelda, et mingid teatud muudatusi nad seal on ka teinud ja midagi sealt alt vist ka vabastatakse, ei pane pead pakule, aga seda tasub nende käest täpselt küsida. Aga Anu, mis see kasu teie jaoks on olnud, et kas nii sisulises mõttes, mida te organisatsioonina olete saanud või kas ja kui palju ta teil turul on kasuks tulnud, et miks te teete seda kõike jätkuvalt? Ma ütleksin, et turul võib-olla on tänase kasu pigem nagu tagasihoidlik, sest et turg väga ei oska veel täna tahta seda. On jah, Rootsi turg, mis on meie üks suurimaid kliente, kus seda võib-olla rohkem kombitakse ja küsitakse kui muudel turgudel, aga turg tegelikult ei ole täna see trigger, mille pärast me seda tegema läksime. Tegelikult me läksime seda tegema just iseenda pärast, et aru saada, kus kohas on meie jaoks need võidukohad. Ja mida me oleme saanud sellest mõtestatud tegevusest ongi see, et me saame konkreetsed eesmärgid, konkreetsed sihid, me ei kompa tegelikult pimeduses ja ei tee nii-öelda uupi asju, et muidu raiskame lihtsalt energiat, aga tulemus jääb selle tõttu nagu napivõitu, et see on pool. Aga sa ütlesid, et tuvastada need võidukohad, milles see võit teile seisneb siis seal ettevõttes, mida te võidate, mida te, ma ei tea, säästate, mida te juurde saate?
no esiteks juba see, et sa vaatad üle, kes on su tarnijad, mida sa nende käest ostad, on ju, kuidas sa neid oled siiamaani hinnanud ja mismoodi sa peaksid nendega koostööd tegema. No meie jaoks on väga suur teema olnud energia, nii elektri kui nii-öelda gaasi. Et me tegelikult ei teadnud, miks me nii palju kulutame, kuhu me seda kulutame, kas me kulutame seda mõtestatult, läbi selle protsessi me oleme tegelikult jõudnud ikkagi juba oluliselt paremate tulemusteni, et monitoorida oma energiakulu. Me oleme jõudnud roheenergia kasutamise teemani juba, me juba teist aastat kasutame ainult roheenergiat, elektrienergiat siis. Siis kõik need igasugused materjalide kasutusest tekkivad jäätmed on ju, et esimene asi on see, et mida nende jäätmetega teha, eks see ringmajanduse pool, aga teine pool on ka see, et neid jäätmeid võiks ju võimalikult vähe tekkida on ju, et ja kui tekib, et noh, et siis see ringmajandus, et noh, kõik sellised mõtestatud tegevused on selle tõttu tekkinud meil. et te olete ikkagi mõtestatult teadlikult otsinud neid säästukohti, et kus siis see win-win on, et noh, väheneb ju selle tulemusena ka teie jalajälg keskkonnale, aga selline tõhusam ressursikasutus on kindlasti ka ju kulu kokkuhoid, ma kujutan ette, nii et see tuleb su jutust välja. Aga ütle, me oleme aidanud teil teha ka ja te olete kasutanud seda Sustinere digiplatvormi ka oma ettevõtte süsiniku jalajälje arvutamiseks päris mitmel aastal nüüd, et mis rolli see arvutus siin on mänginud, et kuna sa ütlesid, just tõitsingi mängu nüüd materjalid, energia, jäätmed, et seal on ju ka vaja neid koguseid nende arvutusteks, seal saate küll vastu teadmise sellest süsiniku jalajälje suurusest, nii et CO2 ekvivalentides, aga mis rolli jah, see süsiniku jalajälje analüütika on mänginud selle kõige juures? No eks kui sa hakkad arvutama, siis sa saad päris tõe teada, et sa muidu enne seda arvutamist arvad, et kus on sinu see mõju ja kus on see nii-öelda need kokkuhoiuvõimalused, aga kui sa selle arvutuse reaalselt ära teed, siis tegelikult tulevad üllatused. Ja noh, meie teeksime kohe algusest peale tegema seda arvutust läbi kõigi kolme skoobi. Ma tean, et väga paljud ettevõtted tänaseni arvutavad ainult esimest ja teist ja mina ütlen kohe, et tegelikult esimese ja teise pealt saab ainult selle jäämäe veepealse tipu teada. Päriselt sa saad teada oma mõju ikkagi siis, kui sa skoop 3 võtad ja siis sa leiad ka need kohad, mida sa tegelikult pead hakkama optimeerima. Kuidas see just selle mõju alla 3 või skoop 3, nagu sa ütled, arvutuse keerukus oli mõni aasta tagasi, kui te tegite esimest korda ja nüüd kuhu te tänaseks olete jõudnud, et on ta läinud ka lihtsamaks? Ma arvan, see on see, mida kardetakse sageli seal selle juures. Jah, noh, ütleme nii, et ega kui me oleksime seda ise pusinud, siis meil ilmselt oleks ka täna veel väga keeruline, et eks ta meie jaoks lihtsamaks tegigi see, et me läksime kohe alguses tegema seda koos teiega. Teie süsteem andis ette esiteks selle, et milliseid andmeid me peame oma süsteemist üles leidma. Siis jah, me kohe avastasime selle, et meie süsteemist neid andmeid on väga keeruline kätte saada ja me täna tegeleme väga konkreetselt projektiga, et saada seda andmete kvaliteeti paremaks, andmete kättesaadavust paremaks, et käsitööd oleks selle tõttu vähem. Et teie selle platvormi kasutamine tegelikult hoidis kogu aeg seda struktuuri, lisaks sellele on just selle Scope 3 taga on ju väga palju materjalidega seotud mõjusid ja materjalide, sellest on vähe kasu, kui sa saad oma süsteemist kätte, palju sa näiteks terast või kivivilla oled kasutanud. Sul on vaja teada ka, mis on selle kilo mõju tegelikult sinu tegevusele ja need andmed tegelikult on teie andmebaasis lihtsamini kättesaadavad tegelikult, kui on seda iseseisvalt. Jah, on olemas rahvusvahelised andmebaasid, millega saab liituda, aga see on kulukas ja keeruline. On olemas EPD-d, kus sa saad tegelikult selle info kätte, aga need on ka tänase seisuga ikkagi väga erinevalt üles ehitatud ja väga keerulised algajale lugeda. Et see on nagu see tugi, mida läbi teie platvormi kasutamise me oleme väga hinnanud. Anu, viimane küsimus, et sa oled ise ka ju selle teekonnal seal mitu aastat nüüd olnud, et mis on sinu või teie organisatsiooni sellised peamised sellised õppekohad, mida sa näiteks siin teistele veel võiksid soovitada, et mida kindlasti silmas pidada või mida kindlasti mitte teha? No kindlasti tuleb silmas pidada seda, et see ei saa olla 1-2 inimese või siis mingisuguse väljast sisse ostetud mentori teema, see peab olema tegelikult kogu ettevõtte teema, aga mitte ainult juhtkonna teema. Noh, meil on kõik osakonnajuhid on juhtkonna liikmed, meil on niigi laiapinnaline see juhtkond, aga see peab olema kogu ettevõtte teema. Ja seda tuleb väga konkreetselt juhtida, seda, et sellest saaks kogu ettevõtte teema. On sul midagi veel siia anda soovituseks või tõmbame sellega joone alla? Kuidas tunned? Just selliste soovituste mõttes. Või tõmbame joone alla? Ma arvan, et julgust, hakake peale, hakake otsast pusima ja mina tegelikult soovitan seda, et seda sinu treppi võiks ikkagi jälgida, et ma ei pooldanud seda sinu mõttelõnga sealt, et võib alustada ka kuskilt mingi keskelt ja võtta tüki.
ei ole hea mõte, alustage algusest. Tegelikult harige ennast, kas see on Rohetiiger või mõni teine seminar, tänaseks on neid päris palju. Hinnake ennast ära, lööge enda jaoks need teemad pulkadeks, tehke endale plaan ja siis minge seda alles juhtima ja toimetama. Väga hea, Anu, ma arvan, et see oli ka hea sõnum siia lõppu. Aitäh, ma väga hindan su aega, et sa panustasid. Kui saad, jää kuulama, me siin jätkame teiste vestlejatega ja küll me kohtume varsti jälle. Aitäh sulle. Jah, palun. Meie järgmiseks vestluspartneriks siit, kelle me kohe üle võtame või kes võtab siit mikrofoni üle, on Meelis Jürgens, Estiko plastarijuht Tartust, plastitööstus, toodate mulle teadaolevalt kas peaasjalikult või täielikult ju toidutööstusele pakendeid ka umbes samas suuruses töötajate arvu mõttes nagu Tammer, sihuke paarisaja töötaja ringi. Tere, Meelis, oled sa meiega kuuldel? Tervist, olen kuuldel. Väga rõõm ja Meelisega me ka juba aastaid tunneme, nii et hea seda vestlust siin pidada. Meelis, mina seda taustalugu ka tean, et teil on selline nii-öelda turunõudlus vist üleüldse vaikselt kujunema hakanud, mitte nüüd ainult mingite CO2 numbrite järgi, vaid üldse selliste kestlike plastilahenduste järgi, et te olete Estiko Plasteriga, tuleta nüüd mulle meelde, aeg läheb kiiresti, kas te olete selle Leisi aasta ettevõtete auhinna nii-öelda süsteemis tiitlikaitse nüüd kestlikkuse edendaja eelmisel aastal või oli see juba üle-eelmine aasta? Eelmisel aastal saime selle auhinna, jah. Nii et te olete siis tiitlikaitsja, et vaatame, kes siis sellel aastal selle teatepulga teilt üle võtab. Nii et, aga te olete jah siin turul ju, ütleme, nimetame neid siis sellisteks kestlikeks pakendilahendusteks, olete vaikselt ja üha rohkem pakkuma hakanud, et mis teid sinna viinud on, kirjelda natukene seda turu nõudlust, mis teid paneb seda tegema või on seal veel mingeid põhjuseid taga? Noh, ajalugu tegelikult ulatub ju päris kaugele, et 2015. aastal oli see, kus me esimest korda siis majandusliku nii-öelda nagu kasu või sunni tõttu hakkasime tegelema siis energia kokkuhoidmisega ja selle energia kokkuhoidmise raames üks Taani ettevõte aitas meil kaardistada siis erinevaid tootmises nii-öelda tehtavaid parendusi ja siis võimalikke nii-öelda kulukohtade vähendamist. Ja siis sealt sai tegelikult päris palju erinevaid parendustegevusi ka ära tehtud, aga sellise nii-öelda kestliku lahenduse ja jätkusuutlikkuse poole pealt sellise esimese püsiva tõuke andis meile siis koroonaeelne aeg, kus siis plastid ja plastitööstus tegelikult oli tõsise põlu all, et siit tuleb meelde üks selline meem, kus kohas enne koroonaaega oli see, kus diplomaadikohvriga selline müügimees läheb oma pakendit müüma ja siis teda loobitakse siis lilledega, et ta jumalast minema läheks. Ja järgmine meem on siis see, et koroona ajal olid tegelikult kõik sellised plastipakkujad olid justkui nagu teretulnud, ehk siis nagu võeti lilledega ilusti vastu, et ilma plastita ei saa kahjuks, et kõik need maskid, mis meil ees olid ka tegelikult on ju plastist tehtud. Ja 2020. aastal siis hakkasimegi olude sunnil tegelema siis rohkem sellise jalajälje määramisega ja siis jätkusuutlike toodete nii-öelda või lahenduste pakkumisega. Ja üsna kiiresti märkasime ka seda, et meie suurimad kliendid, erinevad suured ketid siin Euroopas, eriti Põhja-Euroopas, hakkasid ka sellega tegelema ja panid oma siis sellise nii-öelda jätkusuutlikkuse strateegias päris palju eesmärke ka siis plastpakendi osas, et nad oleksid jätkusuutlikud, monostruktuursed ja ma ei tea, mis kõik asjad veel on ju. Ja 2020 oligi siis, esmalt tegime ISCC sertifitseerimise, kõik võivad pärast internetist ise otsida, ISCC on see siis kaubamärk. Määrasime siis jalajälje koostöös siis Sustineeriga, kirjeldasime ära oma siis strateegia 5 aastaks, sest jalajälje määramisel saime täpselt teada, kus kohas meil need kulukohad tekivad. Ja siis tänaseks oleme me jõudnud siis sellise ESG hindamise kahes olulise hindamise juurde ja ma ei tea, see ongi siis niisugune lühidalt olnud meie teekond ja siis mis see nagu driver on olnud.
ehk siis teie klientidele nõudlus, aga kirjelda natukene seda, ütleme, mis see kestlikkus seal pakenditööstuses tähendab, ära võib-olla liiga spetsiifiliseks mine, aga et mille tõttu seal teie klientidel see nõudlus on see kuidagi nende enda korporatiivpoliitika, on see mingi regulatsioon, mis seisus te täna olete ja mida teie konkurendid teevad, et kas 2020 oli see, et ei olnud mingisugust erilist regulatsiooni, et kõik, kes alustasid 2020. aastal, siis põhimõtteliselt nad tegid sellisest nagu oma sisemisest initsiatiivist. Ja mis seal siis nagu oluline on see, et pakend oleks kindlasti ümbertöödeldav, ehk siis ta oleks monostruktuursest materjalist. Pakendis oleks kasutatud võimalikult palju siis taaskasutatud materjali, ehk siis tuleksid ümbertöötlusest. Ja kolmas asi, mida tegelikult taga aetakse, on see, et see plast oleks siis toodetud siis taastuvast toormest. Et need on nagu tegelikult niisugused, ütleme, et 3 sellist põhilist sellist suurt siis nii-öelda eesmärki. Kas see on siis nüüd regulatiivne surve või teie klientide suurkorporatsioonide mingi poliitika seda vabatahtlikult teha? See muutub kohe regulatiivseks surveks. Euroopas on siis 2 suurt organisatsiooni, kes tegelevad selle plastide ringmajandusega, on Ceflex ja Recyclass, et siis need tegelikult on need ettevõtted või organisatsioonid siis, kes seda asja on proovinud kirjeldada ja sealt tulenevalt on siis Euroopa Liit pannud selle oma määrustesse siis ka kirja. Aga teie olete, kuna sa ütlesid, et see teie teadlikum tegevus juba mõni aasta tagasi algas, et teie olete siis ennetanud seda otse regulatsioonist tulenevat survet ja olete veidi varem sel suunal liigutama hakanud, et oma klientidele pakkuda seda lahendust, et miks te selle pigem varem ette võtsite selle teekonna? No sellepärast, et meie suurimad kliendid kõik kirjutasid oma nii-öelda siis tulevikustrateegiatesse selle jätkusuutliku pakendi lahenduse ja siis hakati välja töötama, et milline see jätkusuutlik lahendus võiks olla. Et siis me avastasime, et mis me peaksime siis tegema, et olla ka kestlikult ka kunagi hiljem turu peal eksisteerimas. Et see tegelikult nagu sundis. Ja ma ei tea, meie kliendid peaasjalikult täna küsivad meie käest seda, et milline siis see meie strateegia on, milliseid tegevusi me oleme teinud. Meil on iga-aastaselt on sellised kokkulepitud koosolekud, kus kohas me siis anname aru ja siis nemad tegelikult jagavad meile ka siis infot, mis nemad teinud on. Ja samas on see, et kuna seda kestlikkust saab mõõta siis CO2 jalajälje nii-öelda vähendamisega, siis me peame siis raporteerima oma tarnitavatele toodetele CO2 jalajälje. Et need on asjad, mis me teeme. Ja ma mäletan ühes vestluses, mis me ka sinuga pidasime siin mõne kuu eest sama teemal, jagasid ka oma kogemust, siis sa rääkisid sellest, kuidas ütleme seda materjali, et teie saaksite oma kliendile pakkuda seda kestlikku pakendit, et seda toormaterjali teie jaoks seal turul nagu nii määramatult ja piiramatult ja vabalt kättesaadavalt ei ole hetkel, et sain ma toona õigesti aru, et sa kuidagi rääkisid, et kui jalg saada nendes ahelates paremini juba varem ukse vahele, siis on see kasu teile, saate ka paremini oma kliendile teenust pakkuda. Ja absoluutselt, et me päris mitu klienti võitsime läbi selle, et meil olid neid lahendused olemas ja siis tänu sellele siis hakkasid meie käest tellima. Olgugi, et nad tellisid nii-öelda oma traditsioonilist pakendit edasi, siis meie käest. Samas nad juba proovisid ka kasutusele võtta neid uusi lahendusi. Sest ega nende uute lahenduste kasutusele võtmisega on see, et kahjuks peavad kliendid ka oma masinate juures mingisuguseid minimaalseid muudatusi tegema. Aga parem on, kui sa oled juba sellest eelnevalt teadlik ja oled need ära teinud, kui see, et kuupäev kukkus ja on see, et pead hakkama siis kiirustama kuskile poole. Aga tulen selle jalajälje juurde tagasi, et sa siin oma eelmises vastused ütlesid, et klientidele peate numbreid esitama, et jah, me oleme aidanud teil ühe sellise toote jalajälje, ma ei tea, nimetame teda kalkulaatoriks siis või välja töötada, et kirjelda, mida see endast kujutab, kuidas te seda praktikas kasutate, mismoodi te selle abil siis oma klientidele seda toote jalajälje infot saate anda? Sellesse mudelisse on tegelikult koondatud kogu meie siis tarbitav sisend ja sellest on siis välja arvutatud siis meie ettevõtte jalajälg. Aga kuna see nii-öelda kõik sisendid jooksevad kokku, siis me teame ka täpselt, et kui palju miski protsess tekitab jalajälge, kui palju mingid materjalid tekitavad jalajälge ja seeläbi tegelikult me saame välja arvutada igale oma tootele konkreetse jalajälje, teades, kui kaua meie protsessis viibib ja missuguseid materjale seal kasutatakse. Et igale tootmispartiile on meil võimalik välja arvutada vastav jalajälg.
ja igal partiil on see jalajälg natukene erinev, sellepärast et jäätmeprotsent ei ole alati ühesugune ja aeg, mis ta protsessis on, ei ole ka alati ühesugune. Ja mida siis see mudel endast kujutab ja kuidas me praktikas kasutame seda, on see, et see on üks selline väga keeruline Exceli tabel, mis siis sai Sustainera abiga kokku pandud. Ja see on selliselt, et kui sa kõik need lahtrid, mis seal sisendinfo jaoks tarvis on, oled ära ilusti täitnud, siis see annab tegelikult vastuse siis jalajälje suuruse kohta. Aega läheb selle tabeli kasutamisel kuskil niisugune kogenud kasutaja niisugune 15 minti, et üks jalajälg välja arutada, mitte kogenud võib-olla 30 minutit. Aga meil on majas üks niisugune äge andekas analüütik, kes oskab Excelit väga hästi ja on tegelikult selle mudeli selliselt tööle pannud, et ühes teises Exceli tabelis sisestad tootmistellimuse numbri. Meie ERP-ist käib siis nii-öelda Excel otsib kõik vajalikud andmed üles, sisestab need automaatselt sinna sellesse Sustaineriga koostatud tabelisse ja 10 sekundi pärast annab selle raporti välja, et kui suur siis selle toote jalajälg oli. Ja üks väike trikk on veel juurde tehtud, et kuna kliendid tahavad mitmetele toodetele jalajälgi saada, siis nii palju tootmistellimuse numbreid, kui süsteemi sisestad, siis täpselt nii palju raporteid ta sulle välja annab. Nii et automatiseeritud ka veel. Puust ette ja punaseks. Kas võtame siin, hiljem tuleb siin Neiser Grupiga tuleb juttu ka EPD-dest, mis on siis sellised, ütleme, ametlikult verifitseeritud mingi neutraalse osapoole poolt sellised jalajälje arvutused suures plaanis, et teie pakute neile ise need numbrid. On see teie klientidele piisav, usuvad ja usaldavad nad neid numbreid? Absoluutselt, sellepärast, et meie mudel on ju samamoodi verifitseeritud büroo Veritase poolt. Ehk siis me ei ole mitte midagi nagu ise teinud põlve otsas ja keegi nagu sellises asjas meid nagu süüdistada ei saa, et ma tegelikult täiesti usaldan seda. Ja siia lõppu sama küsimus, mis ka Anuga oli, et mis oleksid sinu võib-olla sellised õppekohad ja soovitused kogu sellel teadlikul keskkonnal siin, või teekonnal, et mida sa soovitaksid teistele, kui üks-kaks asja välja tuua? No neid asju, mida välja tuua on palju, et esiteks küsiks, et kuidas süüakse elevanti, kas kõik teavad? Ikka tükkhaaval. Ehk siis õpin ise seda täpselt samamoodi uuesti ja uuesti, et kõigepealt on vajalik kõik siis tegevused jupitada ja siis need jupid ükshaaval valmis saada, kuni jõuad selle eesmärgini ja nagu siin eelkõneleja ütles, on see, et on tarvis, et inimesed sellega kaasa tuleksid, et mina võtsin alguses ise selle vastutuse seda asja tükeldada, jagada ja see, et meil majas tegelikult inimesed on väga hästi sellega kaasa tulnud, et niisugust mingit vastuseisu ei ole nagu olnud. Teine asi tegelikult on oluline see, et kui arvate, et saate selle nii-öelda mudeli valmis kiiresti igapäevatöö kõrvalt, siis see on väga ekslik arvamus, et selle jaoks, et asjad valmis saavad, tuleb võimaldada päris palju aega ja mitte, et ma tahaks nüüd kellelegi siin reklaami teha, aga on see, et kasutage neid, kellel tegelikult mingisugune kogemus juba olemas olnud. Siis niisugune veel üks oluline asi ilmselt on see, et info kokkuajamine võtab ka päris pikalt aega, et mida varem sellega alustate, seda suurema tõenäosusest saate tähtajaks valmis. Sest ainuüksi juba üks tarnija vastab kiiresti, teine palju aeglasemalt ja kolmas vastab kohe, ehk siis see on määramatu aeg, kuna sa tarnijate käest vastused saad. Ja tänaseks oleme nii kaugele jõudnud, et kuna see maht selle asjaga tegelemisel on päris suur, siis tänaseks oleme palganud ka täiesti eraldi inimeseni, et meil on eelarves täiesti nii-öelda rida olemas, et inimesele, kes sellega tegeleb igapäevaselt. No. Üks küsimus, millele vastust taheti, oli CFlex ehk siis C-tähega algab X-tähte lõpus, CFlex ja teine on Resiglass. Et ma kirjutan pärast need siia chati juurde ka, need nimed, koos veebilehekülgedega. Suurepärane. Aitäh, Meelis, sulle heade mõtete, soovituste ja kogemuse jagamise eest. Sinu aega hindan ka, nagu ikka, kõrgelt, et tulid panustama. Nii et aitäh sulle veel kord. Aitäh! Ja liigume edasi meie kolmanda vestluspartneri juurde, August Kull Neiser Grupis, tehase juht. August, oled sa meil kuuldel? Jaa, kas sa kuuled mind? Väga kenasti, näeme ja kuuleme hästi. Neiseri nimi, ma usun, ütleb väga suurele kuulajatest juba palju, mööblitööstus. Meie vaatasime viimati äriregistrist või seal maksuameti andmetest, et veidi alla 100 töötaja oli teil, et võid ka siis korrigeerida, kui on teistmoodi. Aga
ma natukene haaran siit Meelise jutust kinni, me temaga jõudsime nende toote jalajälje arvutuste ja EPD-deni, et ma tean, et me oleme ka aidanud teile erinevat pidi seda jalajälge arvutada. Üks on selline ettevõtte aastane süsiniku jalajälg, teine on siis toote needsamad LCA arvutused või elukaare arvutused, mis ei ole verifitseeritud, siis olete teinud ka EPD arvutusi, mis on siis need verifitseeritud nii-öelda toote keskkonnamõju või keskkonnadeklaratsioonid, et miks teil neid nagu erinevaid asju vaja on, kas nad moodustavad mingi süsteemi kokku või ühes kohas ühte, teises kohas teist, et kirjelda ole hea natuke seda süsteemi just nende arvutuste ja analüütika poole pealt. Ja, aga ennem kui ma hakkan vastama su küsimusele, ma tean, et meid kuulajaid on natuke rohkem kui sina ja mina, tähendab siin siis, et olge julged ja esitage oma küsimusi, sellepärast ega ma teile väga palju slaide siin näitama ei hakka, rohkem räägin just meie kogemustest ja alustan võib-olla natuke kaugemalt. Et kui Estikul oli selline vajadus, mis oli teatud määral turu poolt peale sunnitud, siis meil algas see kõik ikkagi, oleks see liialdatud tõesti see mõte, meil algas kõik uudishimust. Ja uudishimu oli eelkõige ajendatud sellest, et see oli võib-olla 4,5 aastat tagasi, kui me panime oma katuse täis päikesepaneele, hakkasime siis mõõtma ka energia keskmist kulu ühele komplektile ja samuti ka jäätmete vähendamist ja suunamist korduvkasutamisse. Nii, sealt liikusime me edasi, võtsime endale kasutusele FSC, ma ei tea, kui paljud teavad, aga see on see säästlik metsakasutuse nagu sertifikaadi, mille me saime. Ja sealt edasi hakkaski see liikumine pihta, tähendab, et kuhu minna veel. Otsest turuvajadust meil, ütlen, et ei olnud, kuigi FSC tõesti üks suur klient nõudis. See oli kindlasti üks ajend, miks me sellega üldse tegelema hakkasime. Siis otsest ütleme keskkonna või ütleme süsiniku jalajälje mõõtmist otseselt ei olnud, aga on meil üks suur klient, kes oli Euroopast. Tal tekkis ka selline huvi, ütles, et kui te selle oskate ütelda, ei oleks, ütleme, paha tähendab. Ja meid on ajendanud eelkõige just selline ongi oma uudishimu. Muidugi see uudishimu on natuke kallis, nagu öeldakse, et kõik hobid, mida me harrastame, tuleb kinni maksta, nagu öeldakse. Et täna ka FSC materjalid on kallimad, mis on nagu ütleme keskkonnasõbralikumad, korduvkasutusest saadav kangas või ütleme pakkematerjal on kallim ja nii edasi, mida klient otseselt turul täna ei oska veel, ta oskab küll hinnata, aga ta ei ole sellest nõus nagu eraldi nagu maksma. Aga räägi edasi. Ja räägi. Ja ma tahtsin küsida, et uudishimu tekitab inimestele, eks ole, annab uusi teadmisi, hea tunde tekitab, et sa küll kirjeldad jah, et on olnud osade klientide nagu selline ootus, kui mitte nõue, siis pigem selline ootus ja see on aidanud võib-olla suhteid veidi tugevdada. Aga on siis seal mingisugust sisemist sellist kasu olnud, et kuidas te olete ettevõtte organisatsioonina sellest kõigest võitnud, sellest uudishimust? Või kindlasti tähendab, me räägime sellest, et tähendab juba rohestrateegia loomine. See andis meile palju juurde. Ütleme alates väikestest asjadest, alates prügi sorteerimist, selle eraldi pakendamisest, selle eraldi utiliseerimise süsteemist kuni lõpuks kuni selleni, et tähendab, et praegu me liigume sellesse kilevabasse pakendamise suunas. Bioporoloonid, väga paljudele see midagi ei ütle, kuigi ütleme biodiiselite, teinekord tangite teadlikumad meist. Teised, kellel on nagu raha tähtsam, seda küll endal nagu ütleme paaki ei lase, tähendab, võtad selle odama versiooni, aga ma arvan, et see on nagu aja küsimus, kui inimeste teadlikkus tõuseb. Et see uudishimu on, ma arvan, et me tahame lihtsalt olla valmis turul selleks ajaks, kui turg jõuab oma ootustega järele. Me oleme tegelikult täna natukene võib-olla ka ees, aga kui ees, seda näitab alles siis, kui me ju ütleme niimoodi, et iga mõõtmine on vajalik ainult siis, kui me suudame seda millegiga võrrelda.
su mõõtmistulemust ja me oleme proovinud seda siis võrrelda oma sektori teiste edukate ettevõtetega ja sellest lähtuvalt teinud ka oma järeldusi, kus või mis etappides me saame veel seda süsiniku jalajälge, nagu ütleme, vähendada, kus me enam rohkem, ma ei ütleks, et pingutama ei pea, aga kus me ei peaks, ütleme, me oleme määranud oma ettevõttes prioriteedid ja sealt kirjutanudki oma rohestrateegia. Mis need võib-olla prioriteedid on ja kust te saate seda jalajälge eelkõige vähendada? On see energia pool, on see materjali pool, on see transport, on see võib-olla üleüldse toote disainis kuidagi kinni, et kus see teie kõige suurem potentsiaal täna on sinu teada? No ütleme niimoodi, et alustame siis sellest, kus me oleme nagu võib-olla edukamad olnud, et see energia pool oleme me suhteliselt edukad. Selles mõttes, et praegu ütleme suveperioodidel või siis, kui päike paistab, me kogu oma energiavajaduse katame ise. Ülejäänud me katame siis tuuleenergia abil. Ehk tegelikult me oleme juba viimased aastad olnud, ütleme, täielikult roheenergia baasil töötanud. Et seal nagu väga palju juurde teha ei anna, tähendab, kui me just laiuskraadi ei muuda, kus me täna asume. Aga palju annab teha just selle toote arendusmeeskonnaga ka uute toodete välja arendamisel, jälgida, millest me seda valmistame, mis on tema süsiniku jalajälg, kust me tarnime neid materjale ja nii edasi. Tegelikult see on selline igapäevane töö, tähendab, mida me peame juba arvestama. Aga ma isiklikult teie tootmisprotsessi ju nii täpselt ei tea, aga ma kujutan ette, et see on lõpuks koostöö, ma ei tea, disainerite, materjali ostjate, hankijate ja siis tootmise korraldajate vahel ja kindlasti on seal veel kedagi neljandat, viiendat ka lisaks, et milline on teie kogemus olnud, et kui lihtne või keeruline on nüüd neid erinevaid osapooli samale lainele saada ka selle kestlikkuse mõttes ja kas siin on mingi üks võib-olla hea soovitus ka, kuidas seda teie olete suutnud teha? Ega sellist ühte soovitust ei ole, et eelkõige on vaja kokku leppida, eelkõige on vaja leida lahendused, mis ütleme hinnalt oleksid ka vastuvõetavad kliendile. Me võime teha palju tooteid, aga kui me neid tooteid ei müü, siis ei ole sellest nagu kasu ka, ütleme, seal rohepöörde mõttes. Me peame tegema rohkem kestlikumaid tooteid, me peame tegema rohkem ütleme, taaskasutatud materjalidest tooteid ja ütleme, kasutama sellist tooteprotsessi lahendusi, kus me ei saasta nii palju, ütleme, oma keskkonda, kuigi, mis siin salata, iga tootmine on teatud määral keskkonda saastav tähendab, jah. Aga ma nüüd tulen siin lõpupoole küsimustega jälle alguse juurde tagasi, et ikkagi tahaks nendest arvutustest veidi rääkida, mis te teinud olete, et sa seda juba andsid siin mõista, et see süsiniku jalajälje arvutus annab teile need mõjukohad kätte ja saate võrrelda, kuidas te ise arenete ja võrreldes turuga olete, aga kui me võtame just need tootepõhised ka arvutused, need nõndanimetatud LCA arvutused või ka siis verifitseeritud EPD-d, et ma usun, et te neid ei tee enda jaoks või kas need on siis midagi, mida see klient ikkagi küsib või mis te teete nende EPD-dega just? Eks me näitame ikka oma klientidele ja proovime neid eksponeerida nii ka messidel toote juures, et näidata ära seda, et teadlikumatele klientidele, mida nad nagu ootavad. Teine asi, millega me nüüd tegeleme, on see, et tootepassid, mis teha ka, ütleme, elektroonilised, kus näidata ära, tähendab, et kuidas toimub ka nende kas siis pakendi või ka lõpuks selle toote utiliseerimine ja mis see endaga kaasa toob, ütleme, kui see toote eluiga nagu läbi saab. Samas teine asi, millega me tegeleme, on toote eluea tõstmine, et kui siin praegu Euroopas levinud niinimetatud toote kasutamisiga on, ütleme, mööblil 2–5 aastat, siis meil algab ta, ütleme, 10 aastast ülespoole, mis me anname ka 10-aastase garantii, tähendab oma, ütleme, tootele ja näeme ette ka, ütleme, nende pealistusmaterjalide lihtsalt vahetusvõimalust, ütleme, kui sa oled kas või sellest välimusest tüdinud. Et erinevad sellised tegevused on
ja noh, kui me jõuame kolmanda punkti juurde, jõuame siis, et meie õnneks või ütleme, et on seda toetanud ka, ütleme, EIS, tänane eeline EAS oma tegevustega, et me oleme neid võimalusi ka väga, noh, ütleme, et võimaluste korral ära kasutanud, jah. Mis te selle, nii palju kui sa saad rääkida, et mis te selle rohetoetuse raames olete siis näiteks saanud rahastada? Sest teie olete seda suuremat toetust kasutanud, et seda on kenasti sealt ju andmebaasidest näha, nii et saladus pole, aga nii palju, kui sa saad ja tahad rääkida. Ega see saladus ei ole, et tähendab, et küll oli see ärimudeli vastavusse viimine ESG nõuetega. See oli selline, võib ütelda, pealkiri tähendab, aga kui me läheme sisusse, siis suurem osa sisu puudutaski uute tooteseeriate välja nii väljamõtlemist kui ka juurutamist, ütleme, tootmisprotsessi. Ja sealt tulenevalt ka muidugi järgmine samm on nende, nagu kuidas ütelda, siis ütleme, lansseerimine turul. Et selle jaoks saite sealt tuge. Väga hea. Aga August, tõmbame meie vestluse ka siin kokku. Suur aitäh ka sulle samamoodi aja eest. Tean, et on tegus ja kiire päev sul täna ka eriti, nii et seda enam hindan seda aega, mis sa panustasid. Nii et aitäh selle eest. Ja palun ja kõigile teistele kuulajatele ka ütlen, et julgust hakata asjaga pihta. See teekond on huvitav ja kindlasti pakub ka rahuldust teile endale. Selle mõttega on hea see kolme vestluse seeria siin lõpetada, nii et aitäh selle julgustuse eest ka siia lõppu. Aga ma võtan enda poolt kokku natukene selle EIS-i rohetoetuse võtmes ja ma arvan, et need punktid katavad siin päris palju ka neid tähelepanekuid ja võib-olla tegevusi, mida need kolm ettevõtet on teinud. Et seda ma ütlesin ka alguses, et veel detailsemat infot selle EIS-i rohetoetuse kohta kindlasti vaadake EIS-i koduleheküljed, see link on seal all olemas ja neil on kindlasti omad kontaktid seal, kes hea meelega suhtlevad ja jagavad seda infot. Aga hästi lühidalt olulisemad asjad ära rääkida, siis jah, seda EIS-i rohetoetust, ametlikult on tal pikem nime, ongi seal see ärimudeli muutmise toetus vist, aga sisuliselt see veebileht on ju ka rohetoetuse kohta. Sihtgrupiks on siis tööstusettevõtjad, kelle see majandustegevuse kood sinna MTAK B ja C kategooriasse jääb, mõned välistused seal on, mis on seal tärniga ka alla toodud, pigem seal nii-öelda kivi ja pruunsooja, nafta, maagaasi ja tubakatoodete tootmise valdkonnas, et need on välistatud, aga siis teised tööstusettevõtjad saavad seda toetust taotleda. EIS on pidevalt seda tähtaega siin ka vaikselt edasi lükanud, aga nüüd nagu kuulda on, siis see on nüüd küll kõige viimasem tähtaeg, et saab siis 5. septembrini veel nii sellesse esimesse tegevussuunda, selle auditi läbiviimiseks ja teekaardi loomiseks, millest ka paljud on juba sisuliselt kindlasti võitnud ja selle jalalgi arutanud, kui ka siis sinna teise tegevussuunda, et minna neid nüüd arendustegevusi juba ellu viima, rahastama, nii nagu siin võib-olla siin Neiser Grupi näitel just August Kull eelkõige rääkis, aga ka teised, et 5. septembrini siis saab neid toetusi taotleda ja projekte saab ellu viia 31. maini järgmisel aastal, nii et enam-vähem veel aasta, nii et kes seal väga viimasel hetkel jäävad, siis jääb seal umbes vist 9 kuud elluviimiseks. Ja need toetuse, ütleme, maksimaalsed summad sai varem ära öeldud, roheauditi ja teekaardi tegemiseks kuni 10 000, arendustegevuse elluviimiseks kuni 200 000 eurot. Need on siis toetuse summad, mitte kogu eelarve, vaid toetuse summad, mida te sealt maksimaalselt saate. Aga jah, kogu projektis siis omafinantseering peab olema vähemalt 30%, nii et tegelikult väga suure osa, ehk siis 70% rahastab EIS, see omafinantseeringu määr on suurem ja toetuse määr siis selle võrra veidi väiksem, ehk siis 50-50 Harjumaal ja Tartu linnas siis nii-öelda tegutsevatele ettevõtetele. Et see on siis sellised põhiinfod ja siis nii nagu siit Anu ütles ka alguses, et VTA alla samamoodi lähevad need tegevused, et peate siis ka seda jälgima.
2 slaidiga sellest, mis on Sustinere kogemus tööstusettevõtete aitamisel ja ka rohetoetuste valdkonnas, et tõin siin välja erineva valdkonna just tootmistööstuse ettevõtteid, siis jah, seal umbes 10 või natuke peale on neid ettevõtteid, keda me oleme ise aidanud sellesama rohetoetuse, nende roheauditite tegemisel või ka tegevuste elluviimisel, aga eelkõige jah, nende auditite teostamisel kindlasti ka, et tunneme ka seda, et need on siis need ettevõtted ja tegelikult laiem ring tööstusettevõtteid, kellega me enamusega siin oleme viimase 2-3 aasta jooksul töötanud, mõne üksikuga ka võib-olla varasemast ajast, et aidanud siis kas need samu arvutusi, analüüse teha, EPD-si koostada, eesmärke paika panna, plaane luua, teha raporteerimist, et kellel mis siis nagu vaja on olnud, nii et selliste erinevate tööstusettevõtete kogemust meil on ja meie tähelepanekud, mitte nüüd üleüldse nendest töödest, aga just selle rohetoetuse võtmes on olnud see, et asjad võtavad ikka rohkem aega, alustage pigem varem ka nende toetustega. Teiseks, seal on küll EIS-i poolt ju nõuded ees, aga tegelikkuses seal on päris mõistlik paindlikkus sees, et kui põhjalikult sa sellega lähed senimaani, kuni nõuded on täidetud, kas sa vaatad hästi puhtalt roheteemasid või laiemalt sellist ESG vaadet laiemalt. Ja mida me oleme kuulnud jah, ka oma klientidelt on see, et nii nagu tegelikult ka nendest vestlustest välja tuli, et kui sul on selline väline osapool kaasas, siis ühelt poolt jah, ta avab uusi nurki, aga distsiplineerib ka võib-olla rohkem nii-öelda kokku tulema ja ennast mobiliseerima ja asju ära tegema ja paika panema. Ja siia lõppu lühidalt punkthaaval välja tuua, et kuidas meie saaksime teid, sest ma eeldan, et olete siia kokku tulnud seetõttu, et teil huvi on kas selle toetuse vastu või sisuliselt nende tegevuste vastu, siis kuidas meie saaksime teid aidata. Me saame tegelikult vajadusel ka neid sama toetuse taotlusi koostada, kui teil soov ja huvi on. Nad tegelikult väga keerulised ei ole, eriti see tegevus 1 auditi jaoks on väga lihtne taotlus, tegevussuunas 2 on vaja juba rohkem põhjendada, aga kui seal teekaart all on, siis see sisuline töö on tehtud, aga jah, kui teil on abi vaja nende kokkupanemisel, siis saame selles osas abiks olla. Selles esimeses tegevussuunas, nii nagu ma mitu korda olen öelnud, viime läbi neid roheauditeid, aitame teekaarte teha. Ma arvan, meie selline tugevus ja lähenemine ongi see, et kuidas panna see kestlikkuse ja roheteema teie ettevõtte jaoks just strateegiliselt tööle, et ettevõttena nagu tugevamaks saaksite oma kollektiivi sinna taha, saaksite turul paremini nende välja mängida oma klientide ees need asjad, et saame teid eelkõige nende teemadega seal toetada. Jah, tegevussuunas 1 neid süsiniku jalajälje arvutusi teeme, toote EPD-sid aitame koostada neid samu mudeleid, millest siin ka Estikoplasteri näitel rääkisime. Ja siis jah, tegevussuunas 2, et jah, seal see tulp natuke ekslikult, sealt neid auditeid ei saa rahastada, see on juba tegevussuunas 1 tehtud, aga kõiki muid tegevusi küll, et lisanduvad siia siis erinevad kestlikkuse strateegiate, tegevuskavade loomine, aruannete koostamine, kui teil on vaja oma klientidele näiteks mingid kestlikkuse VSG raporteid esitada või oma rahastajatele, pangale näiteks või muudele sihtrühmadele, et aitame nendega. Ja tegelikult, kui te ise siin tegelete ka tootearendusega, toodetega, uute toodete disainiga, olemasolevate toodete edasiarendusega, ja seal tekib see küsimus, et kui ma need muutused teen, kas see vähendab ka selle toote keskkonna jalajälge, siis neid nii-öelda, ütleme, hinnanguid ja analüüse me saame samamoodi anda, et võib-olla aidata analüüsida selle erinevate materjalide keskkonna jalajälge juba enne mingi otsuse tegemist, erinevate protsesside, erinevate võib-olla ka selliste ringmajanduslike lahenduste, nii nagu siin August Kull Neiseri näitel ütles, et seal diivanitel saad seal pinnakattematerjale vahendada, et minna selliste lahenduste juurde juba, kuidas seda toote eluiga pikendada, et kui seal on teil vaja selliseid analüüse, hinnanguid, kas see tegevus ka vähendab keskkonna jalajälge, siis seda oskame anda. Koolitusi juhtidele, töötajatele kindlasti ka ja nii nagu siin täna ka mitmel korral välja tuli, siis keegi peaks seda ka koordineerima ja vedama, nii et üha enam me näeme, et turul kogub populaarsust ja vajadust selline, meie nimetame seda interimjuhina või selline väljaspoolt võetud, aga püsivalt teie ettevõttega töötava ja teil nagu pooleldi ettevõttes sees oleva nii-öelda ESG juhi või spetsialisti selline teenusena, et samamoodi pakume ka seda tuge vajadusel nende asjade siis võib-olla käivitamise faasis kindlasti, kes tahab siis ka pikemalt, aga just selline käivitamise faasis on näidanud, et see vajadus on olemas. Me oleme kenasti täpselt ajakavas jõudnud lõppu. Võtke ühendust, kui te arvate, et me saame teid aidata, kas selle rohetoetuse raames nende tegevuste elluviimisel või muud moodi.
Aga igal juhul ma loodan, et te saite häid mõtteid kindlasti nendest 3 loost. Nii et veel kord aitäh Anule, Meelisele ja Augustile, et jagasite oma lugu. Teistele aitäh kuulamast ja kena päeva jätku ja küll me kohtume veel. Nägemist!